Joosep, sul on täna sünnipäev. On jah? Palju õnne, sa oled juba 9. Jaa, oled. Okei, ma loodan, et te kuulete mind, siin on päris tugev tuul, aga täna on käes reede ja Joosepi sünnipäev on täna. Ma ei jõua seda täna minu sellel aastal nii palju tähistada kui muidu, aga ma loodan, et see on okei. Ühesõnaga, ma hetkel suudun Freeflow'sse tagasi töölainele. Mul on 3 eratundi, nende vahepeal on 1,5 tundi pausi ja mul on challenge mõelda välja commercial uus kava selle 1,5 tunniga. Vaatame, kas ma saan sellega hakkama. Lauluks on see 50 Centi Just a Little Bit. Nii et sellest on chill, et ma vaibin seda laulu, aga lihtsalt jah, 1,5 tunniga. Loodan, et saan hakkama. Ja siis ma tulen koju. Ma pean veel käima ära tooma Joosepi uued toidud, sest tal siin reisi ajal teeks natuke probleemi jälle selle kõhuga. Ja siis ma hakkan valmistama õhtuks. Me lähme taas kord salajutude laivile ja see on 3. kord. Ja also tuletan teile meelde, et aprill on käes, mis tõttu on ka käes minu koristuskuu, kus ma siis saan asjadest lahti. Ja ma reisil olles ju võtsin paar asja kaasa, mille ma seal juba ära viskasin. Nii et mul on 6 päeva tehtud ette juba minu nagu järgi. Aga tal on 10, nii ma pean veel 4 päeva tegema. Oh my god, ma ütlesin koju, Eestis on ikka külm, ma ütlen teile. Tellisin Pets 24, kui ma ei eksi. Jaa, printsess. Sa kurat, need on ikka päris suured, ma ütlen. Sellised. Need on retseptisöögid või noh, ravimisöögid. Ühesõnaga sama firma Hills, sama see ZT krõbinad on mul ja nüüd ma siis tellisin need konservid järgi. No, näita kaabertel. Näita, kui palju sa igatsesid emmet. Ja nii palju igatsesid emmet. Ja kell on täpselt 5 vist, kui ma eksi. Ja ma pean 17.30 hakkama sööma. Ja mul on 0,5 tundi aega. Ma arvan, ma annan talle selle söögitõttu ära. Ja siis me lähme käime uuest läbi. Uuest? No jaa, kui uuest lähme käime läbi. Sest ikkagi sünnipäev on sinul. Jaa. Ja siis hakkame sättima. Siis Kristel saatis mulle reisi ajal, et mul on kodus taas kord ämblikute, not this time, sipelgate invasioon. Ja nagu iga aasta nad natukene käivad mul, ma saan nendest suht kiiresti lahti, aga see aasta on need sõbrad läinud üle piiri. Nad olid mul koridoris, magamistoas ma pole näinud, aga elutoas, köögis, nagu see, et koridori jõudsid, see on juba next level. Aga ma ootan, mille Joosep ära sööb ja siis lähme õue. Nii, ma olen valmis pannud ennast. Mul ei olnud plaanis alguses seda kleiti panna, aga mul lihtsalt juhtus see, et see, millega ma tahtsin minna, see on ikka valge jumpsuit. Eest kaetud, see on pesus. Ja ma proovisin mitut erinevat varianti selga ja mul on see jama, et mul on need päevitusrandid nii koledad, et ma ei taha neid näidata. Ja lõpuks ma olin mingi, okei, ma olen selle kleediga ainult 1 korra käinud. Nii et ma panen siis selle. Et see on meie tänane outfit. Jaa. Mehe eksiga ja siis selle vastu. Ja siis oled. Ma olen tagasi kodus. Järjekordselt väga tore õhtu oli. Väga tore salajutude üritus. Simona esines seal. Alguses, kui tulidki Stefan ja siis Mattias Naan, siis ma olin mingi, väga huvitav kombo, aga nad olid nii naljakad või nagu kuidagi see kombo ja üldse kõik see nii hästi toimis. Ja ma ei saa sinna mitte midagi parata. Minus on see väga suur osa empaatilisust või ma ei tea, mis asi see on, aga mul on väga hea meel, kui inimestel läheb hästi. Ja see toob mulle alati pisara silma. Ja noh, see hetk, kus nad ütlesid, et me rohkem Alexelas ei tee, ma teadsin kohe, et nad ütlevad, et nad teevad Unibetis.
eks nad natuke niimoodi üritasid seda uudist nagu hoida niimoodi, et jah, me rohkem elaks selles ideed, rohkem ei näe. Siis ma tean, et nad ütlevad kohe, et Unibetis. No ja ütlesidki siis, et nad lähevad suurtematele pindadele üle, et tuleb salajuttude gala või mis iganes selle nimetus on, Unibet Arenal. Ja nad näitasid seda videot, kuidas nad seal kõnnivad ja reaalselt mul tulid pisarad silma. Ma lihtsalt ei saa sinna parata. Ma näen, et inimesed lihtsalt teevad midagi ja mis ongi nii edukas ja nad tõusevad aina rohkem ja rohkem ja nagu saavad aina edukamaks. See on minu jaoks nii ilus hetk, sest ma lihtsalt kuidagi panen ennast automaaselt nende kingadesse, et mis tundega praegu nemad seda announce ivad ja mis nad tunnevad, et nagu ma elan teiste emotsioone nii läbi ja siis ma mingi pisardasin seal. Mul on hea meel nende üle ja ma kindlasti tahaks minna sinna. Siis keegi kirjutas mulle täna YouTube'i kommentaari ja ma lihtsalt ei leia seda üles enam. Ma ei tea, mis värk selle YouTube'i äpiga on, aga vahepeal on niimoodi, et neid kommentaare ei näita mul ja siis ma pean eraldi YouTube'i minema ja siis panema selle, et mul on nagu newest kommentaarid ja siis ta lööb selle alles ette. Ja ma nägin, inimene oli kirjutanud ja ma automaatselt ma olin mingi, ei ma veel notificationist ei loe, et ma lähen otse äppi ja äppis ma seda kommentaari enam ei näinud. Ma nüüd kodus praegu vaatasin mingi 50 videot läbi ja mitte üheski ei olnud, nii et ma ei tea. Nii palju, kui ma umbes nagu kiiresti nagu nägin, siis seal oli midagi Joosepiga, et mingid, ma ei tea, uskumatu, et Joosep on juba nii või, et ei ole võimalik, et Joosep on nii vana. Ma ei tea midagi sellist ja ma ei leia mitte kuskilt video alt seda kommentaari. Et kui keegi kirjutas selle, et tunneb ära ennast, siis kirjuta palun uuesti. Üks asi, mis selle kassi vanusega on kaasa tulnud, on see, et ma aina rohkem muretsen Joosepi tervise pärast. Ma igat tema sammu analüüsin, ma kindlasti analüüsin seda üle, for sure, aga ma olen iga asjaga, mis ta teeb, ma olen mingi, kas see on normaalne? Mis on? On kõik hästi ja, on kõik hästi ja, oi. Ma ei saa, ma olen see üle muretsev emme. Kas teeme väikse musipildiga? Ta tahab ikka seda süüa, jah? Oskavad. Ja laps. Tegelikult on aeg meik maha võtta ja minna tuttu. Et räägime teiega juba hommikul. Tere hommikust, käes on laupäev ja minu päev algab sellega, et ma lähen annan ühe eratunni ja siis ma ruttu vaatan oma eilse kava, mis ma mõtlesin, ma vaatan selle üle, parandan paar detaili ja siis ma lähen, käin Kristiine keskusest läbi. Ma ikkagi tundsin ennast natuke halvasti, et ma Joosepile ikkagi midagi ei kinkinud. Nüüd ma lähen korraks ikkagi vaatan sinna Betsitisse, et äkki ma ikkagi talle ostan. Ja teine asi on see, et ma saan täna Riidaga kokku õhtul. Ja kuna tal oli veebruaris sünnipäev, ma tean, praegu on aprill, aga me ei ole pärast seda näinud, kui tal oli sünnipäev, siis ma tahaks teile ikkagi miskit viia. Ja tavaliselt ma kiin talle mingid iluasju. Nii et ma lähen vaatan ILU-st natukene ringi, mis seal head on. Ja siis õhtul lähme Riidaga välja. Päeval ma kavatsen kodus tegutseda, koristada ja ma võtan lõpuks kätte selle, et ikkagi mul on ju käes clutter challenge, declutter challenge, kus ma pean siis asjadest loobuma iga päev nagu sama palju, kui on päevanumber. Kuidas ma seletan seda? Ehk siis, kui täna on 11. aprill, siis ma viskan täna ära 11 asja. Aga kuna mul on paar päeva jäänud tegemata seoses reisiga, siis ma teen need kõik nüüd järgi täna. Nii et vaatame, kuhu ma sellega jõuan, kas ma saan täna piisavalt palju asju ära visatud. Ma just lõpetasin ja ma praegu võitlen siin kahe mõtte peal, et kas minna ikkagi Kristiinasse, ILU-sse või minna Stockmanni hulludele päevadele. Mure on nüüd selles, et see Stockmann asub mitte teisel pool minust, eks ju, ja siin on keeruline saada. Taksoga ma sinna minema ei hakka, kui siis ainult autoga. Autod sinna parkida on keeruline, nagu Bolti. Või ma võtan Citybee tunniks ajaks. Ootake, mul tuli uus mõte. Siis mõtlesin nagu minna Bolti või Citybeega, aga sinna kuskile lähedale parkida, aga ma ei ole kindel, kus need parkimiskohad on ja siis kui ma ei tea täpselt, kus on, siis ma ei taha minna. Aga lihtsalt selle üledel päevadel on päris ägedaid asju, mida ma saaksin isale kinkida. Ma natuke mõtlen. Küll te siis varsti lähete, mis ma otsustasin. Valisin ikkagi Kristiine.
ostsin Joosepile uue kala. Ta vana kala on katki. Nii et sobib. Joosep! Jaa! See on sinu uus mänguasi. Selle eelmise kala kinkis talle Kaisa, aga see läks katki. See saba on siit otsast ära. Ehk siis ta sellega niimoodi nagu enam nii palju ei mängi. Nii et might as well teeme uue kala, saame ära visatavana. Siin on ka catnip sees, by the way, ehk siis see peaks nagu eriti ekstra tõmbama teda käima. Aga vaatame. Oh, nice. Mis see kala teeb, jah? Miks ta niimoodi teeb? Ai, kui paha poiss. See kala läheb siis sinna paili asjadest, mis ma ära viskan. Ma kogun selle kuskil täna siin kokku, siis ma näitan teile, mis ma kõik siit kodust leidsin. Nii et see on number 1. Ja siis Aridale ma leidsin sellised asjad. Kõigepealt alustuseks see Laureni magrada kreem oli väga hea. Mul on kohe varsti see otsas. Ja siis mõtlesingi, et ma ikkagi kingin siis Aridale ka selle, sest et I liked it. Tree Hutti see kehakoorja, cotton candy variant. Ja siis ma nuusutasin seda lõhna, seda tšoiki küünalt ja see lõhnab nagu vahukomm. Nii et vaarika bonbon, selle võtsin. Ma panin siin salatud tööle. Vaatame siis, palju me asju saame siit teleka alusest kätte, mida ära visata. Cute montage. Sain 20 asja. Jah, ma viskan oma vahtlehed ära, mis ma nendega ikka teen. 20 asja on siin. Ja võtame järgmisena ette kinkekotid. Kas te näete minu kinkekottide kogu? Terve see ja see. Ja ma olen see inimene, kes on mingi, hoiame alles, et äkki nagu ma saan kellelegi kinkida. Ja siis ma kingin alati raha. Mul on tegelikult päris palju patareisi ja ma loen, et üks patarei on üks asi. Et ma läheksin viiksin praegu, kuna mul nagu neil vaja šokolaadust Aridale, siis ma lähen viin need patareid ära. Vot. Siin on 14 kotti, mis on juba väga koledaks läinud, nii et nüüd ma viskan lihtsalt ära. Ma sain just käidud, ma sain sinna ainult panna oma patareid ja okei, mu laps vajab süüa kohe. Nii et mingi 100 patareid viisin praegu ära ja need on mul reaalselt kogunenud sinna mingi 4 aastat tundune. Nii et ma hakkan nüüd sööma, mul on pidanud niuke pool tundi askeldada. Nii et teeme monteerimist ja koristamist korda mööda ja siis hakkame sekka. Day 2, looking like this today. Ma panin täna siis musta podi, selle open back ja siis pruunid need püksid. Ja me lähme sellisesse kohta nagu The Lounge. Ja ma alguses olin lihtsalt mingi, et vaatasin, et menüü tundus hea, kokteilid, nice. Ja siis nüüd, kui ma hakkasin vaatama, ma olin mingi, oota, see on ju vana Deja Vu. Ullala. Ma olen omadega kodus, ma kohe varsti eemaldan meigi. Kell on juba mingi 12:30. Tegime väikse kokteilikese, catch-upisime. See apparently ei olnudki seal, kus Deja Vu kunagi oli, vaid see on nüüd seal Veenuse või nagu Veenuse kõrval. Ma pean tegelikult jagama, et I am obsessed cat-sized. Nagu mitte selles mõttes, vaid lihtsalt selles mõttes, et nende kavad ja see nagu lavaline lahendus on alati nii äge, nagu mulle tantsina lihtsalt seda alati nii põnev vaadata. Ja see uus laul neil, see Pinky Up. Loen kommentaare, enamus on mingi, oh my god, see on täis crap, lihtsalt mingi, mis asi see on, Ma olen mingi, it's genius. No, call me crazy, aga minu arust see laul on geniaalne, see lavaline liikumine geniaalne. Ma olen nii obsessed sellest koreograafiast, et ma tahan homme seda filmida nagu seda ühte osa. Sest ma ei tea, kuidagi minu arust see on nii fun või nagu selline. Jah, vaat nii, et ma teen väikse TikToki homme äkki.
Jällegist kujutasin juba ette, et kui ma oleks näiteks mingis tüdrukute bändis, siis see oleks selline laul, millega ma läheks Eurovisionile. Nagu jällegist Call Me Crazy, aga I know the recipe. Aga ongi jah tütümine. Nii et räägime juba hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev ja on minu trennide päev ja ma reaalselt nii igatsesin oma trenne. Nii et can't wait, et minna ja teha üks commercial, üks strip. Ja kuna ma olen nii obsess sellest Pinky Up laulust, siis ma tahan täna filmida selle koreo. Ma eile õppisin siin seda natukene, nii et jaa. Wanna rub you down with lotion and ride you like that Ferrari. Ma ostsin endale jälle McDonaldsit, sest et ma ei ole viitsinud hakata süüa tegema endale praegu. Esmaspäevast ma hakkan tegema, aga haige on see, et Türgis ma maksin tavalisi juustuburgeri ja friikartulite eest 14 eurot lennujaamas, obviously. Ja siin 4. Nii crazy, mis hinna vahe seal lennujaamades ikka on. Teate, ma olen siin tegelikult täna terve õhtu procrastinated. Ma ei tea, mis see eestikeelne väljend on sellele. Edasi lükanud asju ja ma ei ole jõudnud vlogi monteerida midagi ja ma see nädal ei pandki ühtegi vlogi üles. Aga jah, ma üritan ikkagi selle nädala alguses, mis nüüd tuleb, selle vlogi üles panna. Ja mitte selle vlogi, vaid uue vlogi üles panna. Vot. Aga ma lihtsalt pean mainima, kui tore on ikkagi trenne anda. Nagu see, et ma üks nädal ei anna trenne, see on nii suur vahe. Ja nagu it was so good to be back. Mina siis lähen nüüd magama ja räägime homme. Tere hommikust, käes on esmaspäev. Ja nagu ikka, mu esmaspäev algab ühe eratunniga. Ja siis ma teen üle pika aja terve kontoris tööd. Pole seda nii ma teinud. Ja õhtul on showhip-up. Tahtsin täna kana teha. Aga siin ei ole kana. Kui te küsite, mis ma siis lõpuks süüa tegin, ma tegin lihtsalt ma ostsin kotletti ja kartulit ja kurki ja pastat. Ma ei olnud valmis selleks, et kana ei müüda või nagu, et kana on otsas. Nagu see kana, mida mina tahan. Ma pole üldse tegelikult ju saanud seda aprillikuud Eestis nautida ja kes mind teab või kes üldse ei tea, siis aprillikuu on mu üks top 3 lemmikkuust aastas, sest siis on selline kevade algus, kõik on uus aprillikuus. Ja kuna mul juba 2 aastat järjest on ka aprillikuus väike nii-öelda asjade äraviskamise challenge, siis ma tunnengi, et see on alati niisugune hea uue energiaga kuu, et ma viskan nagu vana energia minema. Päris mõnus on olla tagasi tegelikult selles stabiilses elukeses. Ütlen teile ausalt, veits tunnen, et natuke igav on. Tahaks nagu mingit põnevust ellu. Ma ei tea, mis iganes mu keha või aju mulle öelda tahab, et mis see põnevus on. Lihtsalt, et kuidagi nagu elus võiks toimuda natuke rohkemat hetkel. Et praegu ongi see, et ma hakkan valmistuma kontsertiks, eks ju. See on üks suur asi, siis veel mingid paar pisikest asja. Aga nagu sellist nagu suurt asja, jah, mu sünnipäev, aga see on detsembris. Ja no mingid pulma asjad tulevad kellelgi mul siin ja ühesõnaga. Ma ei tea, võiks mingi põnev esinemine tulla, mõni põnev projektike. Ja ma nüüd manifesteerin, sest tavaliselt see on mul toiminud, kui ma hakkan nüüd mõtlema niimoodi, et nii, Maarit, ole valmis võib-olla homme, kirjutab mulle keegi, pakub mulle mingit ägedat projekti, ägedat esinemist. Lihtsalt see nädal juhtub midagi erakordset. You never know, always be prepared. Okei, üks asi, millest ma korra tahaks rääkida, on Coachella. Just oli siis ära nüüd siin nädalavahetusel, esimene nädal. Ja esiteks Cat's Eye, I love them. Lihtsalt see on crazy, kui nagu äge see kõik välja näeb, mis te teavad. Aga millest ma tahan rääkida on hoopis Bieber. Ja nagu praegu on hästi palju seda poleemikat, et nagu umbes, et Sabrina Carpenter tegi laval mingi miljon asja, mingi miljon propsi olid laval, mingid tantsis vihma sees, loomad, värgid, särgid, autod, ja siis Justin Bieber oli üksi laval mingi läpakaga, eks ju. Et umbes, et kui naine teeks seda nagu Bieber tegi, et siis ta ei saaks sellega nagu ära. Couldn't get away with it. Ma ei tea, ühesõnaga, mina seda niimoodi ei näe. Minu jaoks oli see vastupi see, et issaka huvitav lähenemine, et minimalism. Vahepeal piisab ka sellest.
ja nagu siis ma mõtlesingi, et okei, et aga huvitav, mis ta üldse teeb seda, et ta nagu arvutist nagu siis laseb meid laule. Ja no, kes ei tea, siis Bieber müüs oma nii-öelda albumid või kataloogi, müüs maha. Ja nüüd tal on vaja nagu selle labeli, mis on siis nagu label record, ei tea eesti keeles, nende nõusolekut, et neid laule siis uuesti esitada, eks kõik tema vanad laulud. Aga ta leidis sellise väikse nagu loophole'i, et kui ta laseb neid lihtsalt YouTube'ist ja laulab nendega kaasa, mitte terveid laule, vaid lihtsalt nagu laulab nagu karaoket, siis tehniliselt see ei lähe nagu esinemise alla. Ja sellepärast ta tegigi seda, sest ta tahtis neid laule teha, aga see oli ainuke viis, kuidas ta neid laule teha, ilma et ta peaks mingi kellegi käest nõu küsima, mitte nõu, aga nagu luba küsima, et neid üldse esitada. Geniaalne. Ühesõnaga, ma nägin mingeid klippe sellest. Mul on nii kahju, et ma ei olnud seal, nagu ma nii tahaks kunagi minna Bieberi kontsertile. Ma nii loodan, et ta ikkagi teeb kunagi veel seda mingit tuuri asja. Let's see. Aga ja minu arust see lavastuslik pool oli väga tore, et ta lihtsalt oli ja laulis ja nii-öelda ravis iseennast ja enda nagu nooremat mina. Ja, okei, selline väike mõttetera siia õhtusse. Ma lähen nüüd päriselt magama. Tere hommikust, käes on teisipäev ja mul on üle pika aja selline päev, kus ma ei pea mitte kuskile kiirustama. Mul ei ole otseselt mitte ühtegi nii-öelda kohustust ega kindlat plaani, vaid ma saingi lihtsalt hommikul võtta mega rahulikult kõike, tegin kõik oma toimetused ära ja nüüd ma lähen Free Flow'sse. Aga ma täna kõnnin sinna, sest mul on aega. Mõtlesin, ma tahaks mussi kuulata. Mind praegu väga tõmbab igasugune Justin Bieberi muusika, Throwback Thursday. Ma lähen, päike paistab, living my best life, naudin kevadet. Lähen ostan lotopiletid, lähen Free Flow'sse, lähen mõtlen kava stripi jaoks ja teen tööd. Ma pidin algselt minema trennidesse täna, aga Gritty Girli jääb ära. Siis Heelsis on juba kontserti ettevalmistus. Ja siis oleks ka ainukene, kuhu minna on stretching, aga ma ei hakka olema selle jaoks nii hilja, nii kaua Free Flow's. See hakkab pärast 20:30. Ehk siis ma mõtlesin, et ma siis pigem lähen neljapäeval, et ma täna siis võtan sellise teistsuguse päeva. Ja nagunii mul on vahepeal tööd veel teha, nii et lot of catching up to do. See mõte oli ülihea. Aga miks peab nii külm olema? Ma ei saa aru. Kõrvad jumala jääs. Ja Rütt ütles eelmine aasta midagi või nagu pööras tähelepanu sellele, et kas olete tähele pannud, et jube tuuliseks on läinud. Et kogu aeg on tuul ja see tuul ei ole nagu lihtsalt tuul, vaid tugev tuul ja külm tuul. Ma tahaks nagu nautida rohkem, sest ilus ilm on 12 kraadi, aga nii külm on kõrvadel. Nüüd see võttis. Ma loodan, ma haigeks jää. Aga mäletate, mis meile õhtul ütlesin, et elu on praegu nii kaua, et tahaks midagi. No vist midagi tuleb. Ma jään praegu ootama. Praegu on õhus üks asi. Nii et vaat, kus laps küsi ja sulle antakse. Ühesõnaga, ma sain selle kõne ja big things are happening või nagu üldse, või nagu ma praegu sellest ei hakka rääkima, aga nii kuidagi südant soojendav on see tunne praegu mul sees, et minus nähakse mingit potentsiaali olla osa millestki suurest ja olla nii-öelda juhendaja. Mida ma olen praegu nii šokis? No küll ma varsti kunagi siin teiega räägin sellest, aga ma olen nii šokis praegu. Oh my god. Ühesõnaga, okei. Ma nüüd mõtlen kava edasi. Aga jah, ma eile reaalselt ju ütlesin, tahaks kuidagi midagi spice upida. Ja elu oli nagu, palun. Crazy. Ühesõnaga, ma teen stripis siis seda Heelsi kava ja kes võib-olla on minu OG jälgija või kes üldse mäletab, ma ei tea, aga mul on tegelikult kunagi ammu tehtud Heelsi, The Hills, see Weekendi laul, selle järgi tehtud toolikava. Ja ma mõtlesingi, et
why not? Tegelikult ma pakkusin stripis üleeile 2 Weekndi laulu ja mitte keegi ei hääletanud teise poolt. Nii et kõik tahtsid seda. Siis ma mõtlesingi, et ma pole seda teinud nagu hiilsi vaatevinklist, või nagu hiilsi, aga nagu, et sellise nagu tavalise tantsu vaatevinklist. Ma olen teinud ainult toolitantsu. Nii et ma võtsin teise osa sellest laulust ja siis tegin sellele ja see kava tuli nii kergesti mul. Või nagu kuidagi ma tahtsin, et saaks selline lihtsalt vibe. Ma lihtsalt tahtsin, et tšikid saaksid nautida seda viimast uut kava siin hooaja lõpus, enne kui me hakkame kontsertiks valmistama. Ma usun, et nad võtavad selle nunnusti vastu. Ta-ta-ra-ra! Sa võid selle avada, kui sa tahad. Võin. Nii. Whole time. So, first of all, kanga. Ja sa pead seda proovima see nimeline. See, mis Jaa, me ostsime kõik poest ära. Okei, see on mingi Snickersi vibes. Jaa. Siis ma mõtlesin, et teil on mõlemal nagu Loki samad kassid ja kuna meil on alati inimestel peeglipuudus, siis see on Cute. nii, et sul on alati Luna kaasas. Jaa, nunnu. Nii, ja what is this? No ma mõtlesin, et ma ikkagi sulle pean ka võtma. Ma võtsin Simonale veits teistsuguse, aga sina said siis bikiinidega. Cute. Yeah. Aitäh, isegi tore. Kell on vist kohe saanud 7 või saab 7, mis iganes. Ma kõnnin koju. Nii mõnus kevadine ilmakene. Ja lähme monteerima. Mul on konkreetne probleem. Mul on sipelgate invasioon kodus täitsa pekkis. Nagu just täna hommikul võtsin enamus asjad välja ja praegu nägin, et see istub siin. Sul on mugav, jah? Sul on mugav siin tüdjud, jah? On ju. Ühesõnaga, see sipelgate asja on juba täitsa probleem. Sest eelmine aasta, nad iga kevad tulevad, aga kuidagi eelnevatel aastatel on olnud seda vähem. Ja eelmine aasta mäletan, et see oli suht nagu chill, need oli suht vähe, nad olid väga lühikest aega, nad ei häirinud mind või nagu, et ma ei tundnud, et ma oleks nagu surrounded by them, mingi paar üksikut võib-olla nägin siblimas ja kohe hävitasin ka ära. Aga nüüd on asi jõudnud liiga kaugele. Ma panen korra laua peale oma maasikad ja kuidagi somehow on siia sattunud 2 sipelgat. Ma nüüd panin nad, vahetasin kausi ära, pesin ära, kõik värgid-särgid ja no ma ei tea. Ma ei saa aru. Ma ei tea, mida teha. Ma olen ChatGPT-ga arutanud seda teemat. Ma olen mingit söögisoodat igale poole, või söögisoodat, äädikat, mis iganes äädikas on, seda pannud, et see eemale peletaks. No nii ka ei saa. Näed, juba näen laua peal veel ühte. Täitsa pekkis. Ja ma ei saa aru, kust nad tulevad. Ma enda arust leidsin nende nagu selle koha üles, nad tulevad kuskilt akna laua alt. Aga see ei ole see. Sest ma olen selle koha täiesti nagu niimoodi teinud, et sealt nad ei saa tulla rohkem. Ja leian uuesti. Ma lähen hulluks. Ühesõnaga, ChatGPT ütles mulle, et võta söögisooda, suhkur ja tilk vett ja paneme selle lusika peale ja lusika paneme siis aknalaua juurde ja loodame, et need sõbrad tõmbavad naaksu siit, okei. Cooking class with Marit, how to kill spiders, sipelgad, nii, 1 teelusika täis. Aga ma arvan, ta ütles ka, et ma paneksin mitmesse kohta lõksu. Kokkame mürki neile. Kes ei ole mürk, nad lihtsalt viivad selle nii oma pessa. X2. Aha, nii. Nii, ops. Paneme aknalaua peale. Paneme teleka laua juurde ka, ma olen sealt ka näinud neid tulemas. Nii. Kui see ei tööta, siis I don't know. Chat veel hoiatas, et nad võivad ilmselt homme tulla mingi kambaga siia. Nii et ma pean selleks valmis olema. Vaadake, see vend võttis midagi kaasa ja nüüd tassib seda. Okei, see on low-key entertaining. Kui te küsite, miks mu YouTube'i videod õigel ajal valmis ei saa, siis sellega ma siis tegelen. Ma istusin praegu 5 minutit aknalaua peal ja jälgisin, kuidas see üks sipelgas minu lusika pealt seda kreemikest endale kogub. Ja see oli nii entertaining.
ühesõnaga, jätkame siis monteerimisega. Tundub, et Joosep tujub täna seal. Good morning everybody! Täna on meil, mis päev? Kolmapäev. Loto kolmapäev. Ja mul on täna 2 eratundi. Ja ma lähen üle pika aja Simona trenni. No täna on ikka imeilus ilm ja ma ei tea, mul on kuidagi nii good vibes nagu eile õhtul. Ma jäin scrollima seal Instagramis ja lihtsalt need Bieberi Coachella videod, ma ei saa. See, kuidas ta vaatab kaamerasse, naeratab. Mul lihtsalt teeks niisugune nagu crush või nagu niisugune, kui ta vaatab mulle mingi. Ja siis ma ei tea, kas see mõjutas seda või mitte, aga võib-olla too much information. Aga ma nägin unes, et mingi kutt oli minu juures ja siis me suudlasime. Ma olin mingi, is that a sign? Ma ei tea, ühesõnaga ma olen mingi, kas universum annab märke, et ikkagi mul on aeg tagasi nii-öelda ree peale saada. I don't know. Ma ei tea, miks ma üldse jagan nii palju infot, aga 2 erakvat on tehtud. Ma mõtlesin ka oma Heelsi kava natuke ümber, sellepärast ma seda ka filmisin. Ja nüüd me lähme minu bossiga natuke lõunatama. See video. See näeb hea välja. Ma võtsin seda kardemani saia. Palun. Aitäh. Nii, ootan sinu. Best. Saad aru, see on täiesti crazy. Ma palusin seda Türgist. Ja. Oh my god, ma arvasin, et sa ei leia äkki. Ma tegelikult olen käinud Türgis, aga siis ma ei ostnud, või jah, selles kohas ei olnud. Nii et tegelikult nagu see kind of, et ma tegelikult olen käinud ka. Et see ei ole ainult see, et ma võtsin Kritile bikiinidega. Niisugune valge siniste. Ja siis ma võtsin sulle tissid. Ja siis lihtsalt see peegel oli sellepärast, et kuna Kritil on samasugune, kuna teil on sarnased kassid samasuguse vaibiga. Ja siis kuna esinemistel meil tihti peegleid ei ole. Ja see on väga kasulik. Sest et mul on siukse väikse peegli vahel kõik ripsmed ja see on kõik nagu neid ripsmeid teised. No võt, nii et. Oligi vaja uut. Jee! Mäletate, kui ma rääkisin või tegin seda, et ma läksin õue ja olin mingi, see väike tuulekene, kõnnime tööle. Mis seal ikka? Ja siis ma tegelikult tegin kommentaari, et päris külm tuul on, eks ju. Arvake ära, kes on pärast seda konstantselt põhimõtteliselt iga mingi natuke seda tagant aevastanud. Mul on tekkinud nuhu sellest. Nii et lapsed, siin on teie õppetund. Don't walk, use your car. Reaalselt see üks kord, kus ma olen mingi, ma olen tubli ema, kõnnin tööle. Juhtub see. Eile õhtul ja täna hommikul oli mul lusika peal nagu suur punt sipelgaid. Ja ilmselt nad kõik kogusid nagu seda kraami. Ja nüüd õhtuks on seal jäänud neid alles 3. Ja seal oli nagu terve punt. Nii et kui need 3 ka nüüd ära lähevad, siis homme hommikul vaatame, kas on nagu 0. Kui on 0, siis see toimis. Ja siis on väike häkk teile ka. Tänasega ma jällegist ei jõudnud neid asju teha üldse, mida ma tahtsin. Ma jõudsin esiteks tundi aega hiljem koju, sellepärast et trenn lõppes ära ja siis ma jäin jutustama tunniks jääks. Ja siis ma tulin ikkagi autoga koju, ma mõtlesin, et ma kõnnin, tulin lõpus autoga ja ma hakkasin Türgi vlogi jaoks klippe kokku panema. Ja see võttis mul nii kaua aega, et kell oli järsku 12:30 ja siin ma olen. Ma võtangi selle meigi maha, lähen magama ja homme räägime edasi. Good morning, käes on neljapäev ja haiguse pisik tahab tulla mulle ligi, aga ma ei lase. Nii et mul on täna, tunnete, mul on nagu see nina nohune. Mul midagi muud ei ole. Lihtsalt see külm tuul oli minu nohu põhjustaja praegu. Ma räägin, ma oleks pidanud autoga sõitma. Praegu ka näiteks ma lähen Küntesse. Ma lähen bussiga ja ma sätin ennast niimoodi, et ma oleks soojalt riides, kõrvad kaetud. Ei tule siin mingit haigust mulle kallale, okei. Ja siis ma lähen Free Flow'sse, ma lähen täna Criti Girl'isse üle pika aja. Kuna Heelsis hakati seda kontserti ka tegema, aga ma tahaks hullud stretchingusse minna, siis ma olen tunniks jääks veel Free Flow'sse, ootan ära ja siis lähen stretchingu tundiga. Täna tegime siis sellised roosad küüned. Nii, mul sai üks trenn tehtud. Ma teen endale sööki veel soojaks. Ühesõnaga,
risotokanaga. Ma mõtlesin, et ma korra lihtsalt update'in teid. Esiteks, mul ilmselt tuleb workshop, kes on vähegi huvitatud. Ma ilmselt teen ikkagi mõlemad, nii hip-hopi kui ka hiirsi. Maikuus tuleb. Kes on huvitatud, siis hoidke mu Instagramis silma peal. Siis teiseks, kuna mul on nüüd selles mõttes ikkagi suuremad projektid tehtud, kevadkontsept tuleb, aga ikkagi ajaliselt mul on aega, siis ma võtan uusi inimesi vastu eratundidesse, kes on mõelnud pikalt, et kas tulla, siis nüüd on õige aeg, eriti suvel, sest suvel on mul rohkem vaba graafik, et ma saan rohkem arvestada, või suvel on üldse rohkem valikuid ajaliselt ka. Siis mul on ka kinkekaardid, ehk siis kui sa ise ei taha tulla, aga sa tead, sa tahad sõbrannale miskit kinkida ja kui sul ei ole mõtteid, siis võib-olla väike eratund, maybe. Ja pluss üks asi, mis mul tuli veel meelde, et suvi hakkab lähenema ja see tähendab seda, et tuleb palju bachelorette pidusid. Ja viimased paar aastat olen ma suveti iga suvi paar tükki teinud, nagu selles mitte ise korraldanud, vaid üks osa bachelorette pidudest on olnud siis see, et tullakse minu hiilsi tundi või ma annan hiilsi trenni. Ma olen teinud toolikava, ma alati nagu kohandun vastavalt sellele, et kes tuleb. Sellest mõttes enamasti on tulnud alati nagu inimesed, kes on tantsust pigem kaugemad. Ma ei võta mingit oma kava, vaid ma loongi selle bachelorette peo jaoks eraldi mingi kava. Tihtipeale on see, et öeldakse, et mingi laul ja siis ma lihtsalt selle järgi teen mingid lihtsamad sammud. Kes ei tea, mis on bachelorette party, siis see on nii-öelda pruudipidu või ma ei tea, kus see eesti keeles on. See pidu, kui mees ja naine abielluvad ja siis naisele tehakse see nagu party. Et need on olnud nii ägedad ja nii toredad, ma olen nii palju ägedaid naisi kohanud selle paari aasta jooksul. Ma väga tahaksin see suvi ka paar tükki teha. Eelmine suvi, ma mäletan, oli see case, et kuna me kolisime, et see oli natuke keeruline. Aga ma tegin ikkagi mingi 1 või 2. See suvi meil on uued ruumid, saame rääkida läbi, mis kus kes. You name it, ühesõnaga, kui sa oled just korraldamas oma sõbrannale bachelorette partit ja sul pole mõtteid, siis teeme sellise toreda tunniajase, võib-olla ka võite rohkem tahta, eks ju, teha väikse trennikese, teha mingi seksi-meksi ja minust need on alati nii lõbusad. Nii et kirjuta mulle. Ma just sain vaadatud lõpuni Hannah Montana viimase osa. Siis on aeg leida uus sari. Mul on tegelikult niimoodi, et mul on nii Netflix kui ka Disney. Ja kuna ma nüüd tegelikult suht see aasta või see eelmisest lõpp need mõlemad endale võtsin, siis ma otsustasin, et ma teen niimoodi, et ma vaatan niimoodi, et ühe saate Disneyst ära, siis vaatan järgmise Netflixist. Ja nüüd, kuna Disney vaadatud, siis mõtleme, mis me sealt Netflixist vaatame. Aga ma panen ruttu endale Leppo seebi peale ja siis lähme otsustama. Nii, obviously Maarit ja Joosep. Nii, vaatame. Trust me. Okay, 2 minutes later ma vaatasin selle treileri ära. See tundub väga põnev. Aga ta läheb mul pigem nagu sinna, et vaatame kunagi tulevikus. Ühesõnaga see The Middle, eks ju. Kunagi väiksena noorena vaatasin Kanal 2, see oli minu arust nii naljakas. Ja ma tahaks selle nagu otsustada. Oh my god, sellel on 9 hooaega või? Siis Too Hot to Handle, sellel olen ma esimest hooaega näinud, nii ma tahaks seda võib-olla hakata vaatama. Mis mul siin veel võiks tunduda? No ma selle pean ära vaatama üks päev. Sex Education, mul on 2 hooaega vaadatud, peaks 3. hakkama vaatama. Britney vs. Spears, oh my god, nii palju põnevaid asju. Perfect Match, seda ma tahan vaadata. Oh my god, kuulge, Ariana Grande, oh my god, ma tahan kõike vaadata. Okei, mida ma siis vaatan? Okei, ma arvan, et teeks ühe mõnusa trash TV ja vaataks Too Hot to Handle it. Oh my god, siin on erinevate riikide omad ka või? Wow, okei. Ma jään sellele originaalile kindlaks. Tere hommikust! Käes on reede. Ja tegelikult mul pidi olema üks eratund, aga me lükkasime selle pühapäeva peale. Nii et mul on siin täna olnud väga vaba hommik ja päev. Ja ma koristanud siin. Ja mis mul juhtus? Tegelikult enne reisi mul juba. Minu arust ma ei vloginud sellest, aga enne reisi hakkasin vaatama, et tolmuimeja, mis on mul aastaga vana, ei ime nii hästi kui enne. Või nagu mulle tundus, et ta kunagi imes nagu paremini.
ja proovisin siin ChatGPT-ga paika panna, mis viga on, ma puhastasin kõik ära, kõik otsad, kõik. Ja ikka, siis ma olen mingi, okei, et võib-olla ta oli kogu aeg nii. Ja ma laadisin ta täpselt enne reisi täis ja reisilt tulles, eks nädal aega tagasi tulin reisilt. Ma pole jõudnud väga puhastada sellega, sest päris kiire on olnud siin muud asjadega. Aga täna siis mõtlesin, et davai, tõmbame siis kõik üle. Jõudsin mingi 2 minutit tõmmata ja siis järsku ta jääb kinni ja siis hakkavad lihtsalt vilkuma, näitan teile, vilkuma siin niisugused 3 tulukest. Ma ei ole sellist asja mitte kordagi näinud. Siin on üks tuluke praegu vilub, eks ju, hakkas nii tšik, 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 käis niimoodi 5 korda ja ma olin mingi, mis see tähendab? Et nagu mul ei ole, tavaliselt kui nagu ta on tühjaks saanud, siis ta lihtsalt nagu läheb kinni, et ta ei näita mulle niisugused asju. Ja siis ChatGPT-ga jällegist ma abimees. Tema ütles mulle, et ikkagi midagi on katki. Helistasin Euronixisse. Ma veel vaatasin ja ma mäletasin ka, et ma võtsin sellele tolmuimejale lisakindlustuse või pikendatud kindlustuse. Ehk siis mul esiteks hakkab see pikendatud lisakindlustus järgmisest aastast, sellepärast, et mul on veel 2 aastat aega nii-öelda garantiile. Siin on natuke juttu nendele, kes on võib-olla noored ja alles õpivad elu tundma, including me, et minu arust see on nii naljakas või nagu nii huvitav. Enamus elektroonika, mis läheb katki, kui läheb midagi katki? Aku. Aga aku ei lähe kindlustuse juhtumis nagu selle alla, et nad seda tasuta teevad, et vahetavad, vaid aku peab tavaliselt ikkagi ise uue ostma või parandus, mis iganes, eks ju. Ja make it make sense, et ma maksan nagu kindlustuse eest, aga siin alla ei lähe see, et kui akuga midagi juhtub. Ehk siis, nemad ütlevad niimoodi, et aku on nii-öelda kulu osa, et seda ei saa arvesse võtta. Aga mida muud mul saab veel katki minna tolmuimejal? Mida muud mul saab katki minna? Filtrid, ma ei ühesõnaga. Ja siis ma ütlesingi, et ChatGPT ütles, et aga ütle, et sul on ju see pikendatud kindlustus, et sinna alla peaks minema. Ütleb, et ei, et see pikendatud kindlustus ise tähendab ajaliselt pikem periood, aga aku vahetus ei lähe siiski sinna arvesse või garantii alla. Ja see on minu arust nii huvitav, see on täpselt sama, et loomade kindlustus, lemmiklooma kindlustust kassidel vähemalt saab teha kuni 7. eluaastani, et nagu alates sellest, kui ta saab juba 8, siis see enam ei kehti. Ehk siis põhimõtteliselt enamasti ikkagi kassid on terved esimesed 7 aastat. No vahepeal ikka midagi tuleb ette. Aga vanema sees hakkavadki need probleemid ju tekkima. Aga siis ei ole kindlustus. Et nagu kindlustused on leidnud mingi loophole'i ja kui vähegi süveneda, siis sa saad aru, et it's fucked up. Ja nagu, ma ei tea. Ja üldse, mulle tundub, et üldse pole mõtet, oi, kus sa tüdütimme juures? No. Näiteks ma iga kord, kui ma olen võtnud uue telefoni, ma maksan mingit seda kindlustusasja. Mitte kunagi ma pole viinud oma telefoni nagu parandusse läbi selle, et ma viin ta sinna nagu esindusse tagasi ja nii, et see on nii huvitav, et nagu, ma ei tea, ühesõnaga väike lesson learned. Ma tegelikult juba mõtlesin, et kuna see naine ütles, et teeme pühapäeval, ma pidi see täna olema, siis mõtlesin, et ma lähen siis sinna Kristiine Euronixisse ja viin selle tolmuimeja vaatamiseks. Ma panin selle laadima ennem, ükseks 20 minutiks. Ja nüüd, kui ma panin ta sinna otsa, siis ta töötab jälle. Siis mõtlesingi, et äkki lihtsalt oli mingi lühis. Mul on siiski nüüd natuke aega kodus veel toimetada. Tegelikult mul oli plaanis ju poest veel osta natuke mantši, nüüd ma ikkagi pean poest läbi käima. Ma arvan, et ma lähen käin siit kodupoest läbi. Õhtul me lähme Kritiga vaatama Simona ühte etendust, või etendust, kus Simona on, tehnokabaree. Ma täpselt ei tea, mis see endast kujutab. Kuna mul on homme päev vaba, et siis koristaks mu kappi koos. Lähme käime poest ruttu läbi ja siis pessu ja siis sättima. Tunduvad täitsa ilusad tegelikult. Proovime. Ma just sain ka kõne, et üks äge üritus on taas tulemas. Kui see on avalikustatud, siis ma panen selle siia, kui ei ole, siis te peate natuke ootama. Aga things are about to get hot again.
also, kuna mul see nagu haiguse pisik lihtsalt nagu kuidagi tahab tulla siia, siis ma mõtlesin, et ma teen endale ruttu ühe tee, enne kui ma settima hakkan. Võtame selle Põhjala teedel magusa mündi. Münt on nagu põletikuvastane, ehk siis ma eeldan, et ta aitab ka siis, et kui mul mingi nohu. I don't know. Kui te mõtlete, miks mul nõud on siin, siis mul just sai see tehtud. Nii ma kohe tegelen sellega. Aga paneme selle teekese. See on niimoodi. Okay. Ja siis joome tee kaasa ja hakkame meiki tegema. Ma olen valmis. Panin selle kleidi, kotikese, sapad, vetsupaber ja let's go! Slay, kiisumiisud. Arvan, et see on Simona. Teate, not gonna lie. Mul on selline tunne, nagu ma hakkan haigeks jääma. Ja see ei saa olla reaalne, sest ma just olin haige. Ja mul on tavaliselt reegel, et iga 3 aastat tagant umbes võin olla ükskord haige. Või noh, tähendab reegel, aga lihtsalt mu keha on kuidagi läinud niimoodi, et ta ei jää haigeks. Ja megapikad vahed on, aga ma just olin. See ei ole aus. Võib-olla see on sellest, et ma koju jõudes panin kokku Commerciali laulumiksi kevadkontsertiks. Ja ma tegin seda mingi 1,5 tundi järjest. Ikka see tuli suht jama, nii et ma pean ikkagi homme värske pilguga seda uuesti vaatama. Aga mul on selline nagu kuum, üle keha mingi see asi, siis on väsimus. Ma nüüd väga loodan, et ma lähen magama ja hommikul ärkan ja lupsti on kõik hästi. Ühesõnaga, see tehnokabaree oli väga äge, ma ei teadnud üldse, mida sellest oodata, aga väga huvitavalt oli mingid asju lahendatud ja no Simonat lihtsalt ei saa silmi, nagu amazing. Ma lähen nüüd magama ja hoiame kõik pöidlaid, et hommikul on mul juba parem. Tere hommikust, käes on laupäev. Enese tunneb pole kõige parem, et ma settisin ennast siia sisse. Ja nagu mul ongi see, ma tunnen, et see kipitus ninas. See ongi see, et võtta nohu tekib. See on nii rõve ja ebamugav. Ehk siis jah, mu keha tahab anda mulle märku, et ma hakkan haigeks jääma. Aga ma ei võta seda vastust niimoodi. Nagu see ei saa olla nii, sest nagu kuidas ma jälle olen haige. Täna on mul natukene aega siin päeval. Tegelen see paari asjaga, lähen praegu poodi. Ostan Joosepile süüa, lotopileteid, ühe kasti iluasju. Ja siis kodust ma pean selle Commerciali miksi valmis saama, mis meile tegin. Täna on Kaisa Pornstar Martini Night, ehk siis selline väike Girls Night üritus. Ja mina olen see üllatuskülaline. Ja siis ma peale seda kiirustan ruttu Nancyga Pärnusse. Meil on seal siis esinemine. Väike update. 2 asja. Ma olen mänginud lotot, ma arvan, 20+ aastat. Aga väiksena ma ei mänginud iga nädal. Ja nagu mina ise mänginud, vaid mu emps ostis pileti ja mina kontrollisin. Ja täiskasvanu eas ma ikkagi suht iga nädal üritan mängida. Ja ma sain esimest korda sellise asja. TV-märgi. Ehk siis ma lugesin selle kohta nüüd. Ma olin mingi, mis asja. Et selle saab iga nädal umbes kuni 250 inimest. Ja sul on siis võimalus registreerida 4 punt telemängu. Ja seal oli igast mingid ülesanded, et see ei ole see roosita seda, vaid mingi uus. Ja teate mis? I'ma do it. Ja ma rääkisin Simona ja Kritiga, et hi girls, let's go. Proovime! You never know, äkki saamegi. Ühesõnaga, rägame sinna ennastele. Ja teine asi on see pakike, kus ta siin on. Ma ütlesin muidugi vlogi alguses, et ma lähen kasti ostma,
aga jõudsin jyski ja sain aru, et ma unustasin vaadata mõõdud. Nii et see kast jäi sinna kahjuks. Ja nagunii ma teile vist rääkisin, et ma tahaksin täna teha seda kapikoristust, aga kuna ma tegelen oma selle ninaga siin praegu, siis ma mõtlesin, et kuna järgmine nädalavahetus on mul pigem vabam ja ma vlogin, siis äkki teha järgmises vlogis väike kapikoristus. Ja siis mul ongi seda kasti vaja nagunii, nii et ma pean nagunii minema. Väike throwback Thursday. See on tellitud Ostast. Issa, ma ei ole esiteks nii ammu Osta lehelt midagi tellinud või nagu kunagi ma mäletan, kui Emps avastas Osta.ee, siis ta oli obsessed. Ja no me ikka jälgisime, ma sain sealt igast ikoonilisi asju, mis saatsid mind aastaid, aga see on Berti päevik ja las ma seletan teile. Simonal tuleb sünnipäev ja ta just siin mingi 2 nädalat tagasi saatis, et ta käis kuskil Kirbukal ja ta leidis need Berti päevikute mingid osad. Kes ei tea, siis see on üks raamatute seeria, kus on mingi üle 10, 15, võib-olla isegi 20 raamatut. Ja kunagi väiksena ma lugesin need kõik läbi. Ma olin obsessed. Ja siis kui Simona saatiski need pildid, et mingi oh my god, vaadake, mis ma leidsin ja siis ta ostiski need. Ma olin mingi oh my god, ma olen ära unustanud sellise asja. Ja siis ma olin mingi tavai, et mina tahan lugeda, kui sa oled ära lugenud. Aga siis ta oli mingi, et ma ei saa veel hakata lugema, sest tal puudub esimene osa. Seesama Berti päevik. Ja saate aru, kui keeruline seda leida oli. Nagu seda põhimõtteliselt ei müüda mitte kuskil, sest see on ikkagi nagu vana. Ja peale selle raamatu pidime ka Pitbulli pileti. Aga jah, ühesõnaga see kõik on järgmises vlogis. Lihtsalt nagu, kes mäletab seda raamatut või raamatute seeriat. Ma hakkan nüüd tegelema oma selle ninaga. Mul ongi nagu tunne, et mul ei ole mitte midagi muud. Mul ongi ainult see nohu siin. Ja see kipitus väsitab mu keha. Ma tunnen mu keha nagu väsinus, sest ma tunnen, et ta nagu võitleb sellega praegu. Et ma ei ole nagu haige, lihtsalt see nohu teeb natukene damage'it mulle. Väike update. Ma tegin oma miksi valmis. Mulle tundus, et on okei. Ma lasen seda oma õpilastele. Vaatab, mis nad arvavad sellest. Võib-olla on too much, aga ühesõnaga, mulle vaikselt hakkab see meeldima. Ma olen ennast valmis saanud. Mul on juba natuke parem olla. See nina on natuke niisugune, nagu te kuulete, võib-olla natuke nagu kinnine. Aga mul on parem juba olla. Need asjad, mis ma tegin, aitasid. Nii et lähme siis ärklisse ja vaatame, mis saama hakkab. Kellelgi tekkis küsimus, mis mul seljas on, siis mul on see sama outfit, mis mul oli Türgis. Kui ma see ainuke photoshoot, mis me tegime. Vot, valged püksid ja pruun pluus. Vot, ja kontsad ka. Täitsa uskumatu, päriselt uskumatu selles suhtes, et ma ei jõua kohale, et tulnud mind siia kuulama. Et väga-väga tänulik olen, et sa saad kokku panna. Nii, nüüd ma võtan viimast näite. Siis mäng on väga lihtne. Mina hakkan siit kausist võtta 48. Lähedale ka jõudma ühele reale. Ikka veel ei ole. 32. Üles oli siin eespalun. Võtame naiste terviseks. Aga see oli tore. Ma ütleks selle Lahkusin hommikul kella 6, sealt läksime otse. Tehtud! Ma unustasin eile teha selle klipi, aga ma lisan selle siia vahele. Ühesõnaga üks naine, kes otsis ühte tantsijat, ta sai tänu minule, ma share'isin oma Instas, tõi mulle väikse kingituse, siin on šokolaad, siis pesu, sest tal on pesupood. Vot, nii et minu. Kell on kõigest 4 hommikul või öösel, I don't know. Alustame sellest, et mul on 10 korda parem olla. Nüüd mul hääl vist sellest kõigest nuuskamisest ja ma ei tea millest veel. Natukene on nagu kähe, aga ma arvan, et homme on juba parem. Mul vahepeal oli küll selline tunne, et issand jumal, et
ma lähen veel nagu esinema ja tantsima, et äkki läheb veel hullemaks ja kusjuures see vastupidi tõmbas mul kõik lõõrid nii lahti, et mul on reaalselt nagu ülihea olla juba. Lihtsalt ma ei tea, miks see hääl mul natuke kähe on. Kaisa üritus oli väga tore ja teine üritus tuleb ka veel, aga Kaisa ütles muidugi, et see teine üritus on ka välja müüdud, nii et ma ei tea. Ühesõnaga, ma räägin ilmselt need samad lood, kes jäi ilma, siis on nii. Aga nii palju, kui ma Kaisalt sain tagasisidet, siis tema sai väga palju head tagasisidet, et kõik meeldis, nii et yay to that, mul on hea meel. Kahju oligi sellest, et ma ei saanud seda Pornstar Martinit seal juua, sest ma pidin teed juuma. Siis ma mõtlesin, et Pornstar Martin on suht nagu happeline, et võib-olla ta nagu kuivatab veel rohkem ja siis ühesõnaga see võib-olla ei olnud hea mõte. Aga 9. ma saan kokteilitada. Ja siis ma saan jääda ka päriselt nagu sinna peale vestlusõhtut või noh, seda üritust. Ja Nancy'ga oli see, et seal oli küll über vähe ruumi, aga mul oli nii hea energia. Ma lihtsalt nagu kuidagi nagu miski toimis. Ja I was feeling it. Ma tõmban siinkohal selle vlogi kokku. Ma loodan, et teile meeldis. Ma ise tunnen, et vaikselt mu YouTube'is hakkavad asjad edenema, mis on nagu meeletult positiivne. Ja oh my god, ma pean natuke kõrgemalt rääkima, sest ma ei tea, miks. Et ma tunnen, et see annab mulle ka motti juurde. Järgmine video on mul selline väga chill vlog, ma arvan ja eeldan. Mul on tulemas 2 spa-päeva. Mul on üks selline, mis ma teen Kriti ja Simonaga, selle nii-öelda iga kuu uus tegevus raames, et nad tulevad minu juurde ja siis me teeme sellise home spa. Ja siis sellest järgmisel päeval ma lähen Kristeliga spaasse. Sain selle ringspa kinkekaardi, siis me lähme sinna. Ma hakkan vaikselt mõtlema kevadkontsertiks kavasi. Tahaks võtta ikkagi selle kapikoristuse ette. Ja sellest järgmises vlogis ma lähen siis Riiga tantsulaagrisse, nii-öelda Heelsi tantsulaagrisse, Heels Convention. Ja sellest ma kindlasti ka teen eraldi vlogi. Ma lähen magama, ma soovin teile ilusat hommikut, päeva õhtut, millal iganes te seda videot vaatasite. Ja näeme juba järgmises videos. Oh my god! Ciao!